Rõõm teid kõiki siin näha. Tere päevast! Ja minu nimi on Triinu Pommer ja töötan Digmatics Estonias HRM valdkonna juhina. Ja täna olen ma siis siia tulnud selleks, et rääkida teile natukene rohkem meie HRM for Baltics lahendusest, mille puhul on siis tegemist palgapersonali lahendusega, mis on mõeldud siis lisaks Eestile ka kogu Baltikumile. Ja kuna lahendus on suur ja lai, siis täna ma kogu tervikust rääkima ei hakka, et keskendume sellisele natukene kitsamale osale ja räägin siis täna kohtutäituri nõuete haldamisest HRM for Baltics tootes. Ja tegelikkuses ei ole tegemist siis üldsegi mitte uue lahendusega, vaid see on meil tootes olnud juba palju aastaid. Ja räägin kõigepealt siis sellest, et mis need muudatused on olnud, mis me siin tootesse oleme teinud ja näitan teile siis natukene lähemalt ka seda lahendust ja vaatame läbi siis mõned näited, kuidas siis neid kohtutäituri akte sinna programmi sisestada ja kuidas nendega seal toimetada. Ja need muutused, millest ma siis räägin, et need on nüüd meil tootes sees alates siis detsember 2025 versioonist. Ja kes on meie lahenduse kasutajad juba täna, et siis te kohe ei pruugi neid märgata. Teatud asjad, kui olete juba seda lahendust pikemat aega kasutanud, tahavad ka siin võib-olla konsultandi poolset sekkumist, et need asjad nii-öelda siis ümber seadistada. Aga uutes lahendustes siis läheb kõik täpselt sellisel kujul peale, nagu ma täna siin näitan. Ja üks selline põhimõtteline muudatus, mis me siis siia lahendusse tegime, on see, et kui me varasemalt teostasime kinnipidamisi väljamakse põhiselt, siis pidades nõu erinevate asutustega, otsustasime siis praegu, et standardlahendusse läheb sisse lahendus, mis teostab kinnipidamisi arvestusperioodi põhiselt. See aitab siis korrektsemalt kinni pidada nõudeid just sellisel puhul, kui tegemist on näiteks siis puhkusetasude ettemaksetega järgmiste kuude eest, näiteks lahkumistasud, kui töötaja saab siis ühe sama perioodi jooksul kätte nii eelmise kuu palga kui ka siis nii-öelda jooksva kuu lõpparve. Samamoodi kõik avanssid ja muud siis nii-öelda sellised mineviku tuleviku perioodidesse minevad tasud. Ja toimib see siis selliselt, et vaadatakse nii-öelda arvestusperioodi põhiselt, ehk kui töötaja saab midagi järgmise perioodi eest ette, siis vaadatakse seda kui nii-öelda eraldi seisvat osa ja selle pealt siis arvestatakse eraldi ka seaduses ette nähtud nii-öelda neid alles jätavaid summasid ja osasid. Et nii nagu ka siis TMS ütleb, et töötajale peab ühe kuu eest kätte jääma, siis nii-öelda see miinimummäär. Ja teine siis suurem muudatus puudutab nii-öelda neid võlanõude liike, mis on programmis seadistatavad. Ja lisaks siis tänastele liikidele, mis ma kujutan ette, et paljudel, kes kasutavad, on sinna ka seadistatud, on nüüd võimalik nendele liikidele lisada määrad. Ja määradele on võimalik anda ka siis kehtivused. Ja miks see siis hea on ja miks ta teie lahenduse kasutamist mugavamaks muudab, on siis peaasjalikult sellepärast, et kui seadusest tulenevalt muutuvad meil näiteks töötasu alammäär, muutub elatusmiinimum, siis siiani on see tähendanud seda, et kõik need kaardid, mis teil sinna täidetud on, tuleb läbi käia ja koos nende muudatustega siis see info seal kaartide peale ära uuendada. Kui võtta kasutusele määrade lahendus, siis piisab sellest, kui te lõpetate vana määra kehtivuse, lisate uue reaga uued määrad ja tegelikkuses see info seal võlanõude kaartide peal uueneb automaatselt, ehk siis kaob ära nii-öelda see käsitsi võlanõude kaartide uuendamise vaev. Ja koos sellega siis muutsime ära ka selle nii-öelda laste või ülalpeetavatest tuleneva summade käsitluse, kui varasemalt pidi siis laste pealt rohkem allesjätav summa tuli sinna nii-öelda tavalisele allesjätavale summale lihtsalt käsitsi juurde liita ja see summa sinna ise kirjutada, siis täna need arvutatakse kõik automaatselt välja. Lihtsalt on tehtud juurde üks lahter, kuhu saate määrata siis laste arvu ja kõik need summad siis vastavalt sellele uuendatakse. Ja võib-olla selline nüüd täitsa uus tükk, mida meil varasemalt ei olegi seal lahenduses olnud, on siis see, et me tegime sinna juurde ka siis Läti seadusandlusele vastava käsitluse, mis rakendub siis, kui rakendusalast on sisse lülitatud, et tegemist on Läti ettevõttega. Ja tulevikus on meil siis tulemas ka Leedu lahendus ja jooksva elatise arvestus.
Nii, aga enne kui me siit nüüd edasi lahenduse juurde liigume, et siis ma korraks peatuks ka sellele, et millised need nii-öelda enamlevinumad siis võlanõude või siis nii-öelda need kohtutäituri aktide liigid on, millest me siin täna rääkima hakkame, mille peal me siis näiteid teeme. Ja esimeseks siis elatisnõue. Ja teiseks siis nii-öelda kõik need muud kohtutäituri aktid, kõik need muud nõuded üldjuhul siis üsna sarnase loogika ülesehitusega, kui nad ei ole siis või kui tegemist ei ole siis elatisega. Ja need muud kinnipidamised tähendab, oleme siin jaotanud siis nii-öelda 3 erinevaks liigiks, et ma ei tea, kas need sõnastused nüüd siin täpselt pädevad, aga selle sisu järgi me need siia ära liigitasime, et mida me siis tavaliselt seal nende aktide peal näeme, on see, et läbi aegade on siis kasutusel olnud nii-öelda selline loogika, et kui töötajal on mingisugune tavaline siis kohtutäituri nõue, siis tavaliselt öeldakse seal nõudelehe peal, et töötaja töötasust kuulub siis kinnipidamisele see töötasu osa, mis on siis töötasu alammäära ületav ja sellest ületavast osast peetakse kinni siis 2/3 ehk 1/3 ületavast osast jääb töötajale, 2/3 peetakse kinni. Kahjuks selliseid nõudeid väga sageli enamus tööandjaid ei näe, sellepärast et kui tegemist on pikaajalise võlglasega, siis tuleneb TMS-ist võimalus täiendavalt teha kinnipidamisi ka siis tasu osale, mis jääb alla töötasu miinimummäära. Ja selle puhul me oleme ka siis nende arestimise aktide puhul märganud 2 erinevat varianti. Ühed aktid ütlevad, et kui töötaja töötasu jääb alla töötasu miinimummäära, siis sellisel juhul peetakse tema tasu ja elatusmiinimumi vahelt kinni 20%. Ehk loogika siis selles, et kui tasu on üle miinimumi, siis seda 20% klauslit ei täideta. Kui tasu jääb alla miinimumi, siis võetakse 20% ikka. Ja võib-olla siis selline kõige levinum variant, mida me siis täna kõige rohkem näeme oma klientide juures, on see, kus igal juhul, ka siis, kui töötaja tasu on üle miinimummäära, ikkagi tehakse see 20% kinnipidamist siis töötasu alammäära ja elatusmiinimumi vahelt. Nii, aga enne kui me liigume siit päris näidete juurde, siis ma võtan siit lahti lihtsalt ühe võlanõude kaardi ehk siis nii-öelda üks võlanõude kaart tavaliselt siis võrdub meie mõistes üks kohtutäituri arestimisakt ja räägin teile üleüldiselt siis selle võlanõude kaardi loogika ülesehituse natukene täpsemalt lahti. Ehk siis siit me näeme, kelle kohta siis arestimisakt on täidetud. Võlanõude number automaatselt lisatakse numbriseerijast ja võlanõude kirjeldus on iseenesest vaba tekstiväli, et enamjaolt siis tavaliselt pannakse siia kirja, et mis selle täiteasja või siis selle nii-öelda täitetoimiku number või tähis on. Nüüd nõudeliigi tähis, see on nüüd üks nendest asjadest, mis siin meil eelmise aasta lõpuga muutus. Nõudeliigi tähised on alati olemas olnud, aga mis siia siis juurde tuli, on selline asi nagu määrad. Ja määradesse ongi meil siit võimalik siis kuupäeva põhiselt lisada, mis siis on nii-öelda antud perioodil kehtiv töötasu alammäär, mis on antud perioodil kehtiv elatusmiinimum. Saate siin kuupäevadega mängida, ühe lõpetada, teise alustada ja vastavalt sellele siis juba eeltäidetakse teatud väljad siis selle võlanõude kaardi peal. Lisaks on siin olemas ka markeri elatis. Kui tegemist on elatise liigiga, siis antud markeri lisamisel programm juba oskab arvestada sellega, et nii-öelda see alles jäetav summa ei ole siis töötasu alammäär, vaid on siis pool sellest. Siis alates kuni kuupäevad, millal kinnipidamist teostatakse. Eesmärk summa siis see, mida me soovime töötajalt kinni pidada. Kinnipeetud summa siis vastavalt siin igakuiselt suureneb, kui töötajalt palgaarvutuse käigus siis kinnipidamisi tehakse. Ja jääksumma on siis see summa, mis tuleb töötajatel kinni pidada. Ehk siis see arvestus kogu aeg automaatselt siin kaardi peal käib ja kui ühe kaardiga jõutakse lõpuni, siis minnakse, vaadatakse tähtsusjärjestuses järgmist võlanõude kaarti, kui töötajal peaks neid olema rohkem kui üks. Tähtsusjärjestuse saab siia ise ära märkida. Eesti puhul siis üldjuhul on nii, et kui tegemist on elatisega, siis see on alati tähtsusjärjestusega 1 ja kui tegemist ei ole elatisega, siis saate ilusti need ise siia määrata. Tavaliselt see siis käib, et kes siis kohtutäituritest kiirem oli ja kelle akt esimesena jõudis, et see siis eelisjärjekorras kinni ka peetakse.
Nüüd halliga määratud väljad, see on nüüd see osa uuest lahendusest, neid siis nii-öelda muuta ei saa. Need siin kõigepealt võetakse see töötasu alammäär automaatselt siis nendest määradest, mida ma just näitasin, ja alles jäetav summa muutub siis vastavalt sellele töötasu alammäärale ja sellele, kui mitu last te siia töötajale sisestate. Iga lapse pealt siis 1/3 töötasu alammäärast jääb töötajale lisaks kätte. Alles jäetav protsent 33,33 tuleneb siis sellest, et üldjuhul TMS-is ja ka kohtutäituri aktides on öeldud, et kõik, mis siis ületab töötasu alammäära, sellest siis 2/3 kohtutäiturile, 1/3 ehk 33,33% läheb töötajale. Ja nüüd see osa, mis varasemalt oli siin kogu aeg kaardi peal nähtav, on nüüd selle uuema versiooniga toodud siia RIP-menüü valikusse ja see puudutab nüüd siis seda osa, mis tehakse töötaja töötasult nii-öelda selle nii-öelda miinimumosa pealt. Ehk siin on siis 3 varianti, ei rakendata ehk seda ei teostata, kui töötaja tasu on alla miinimummäära. Alati tähendab siis seda, et vahet ei ole, kas töötaja tasu on alla miinimummäära, üle miinimummäära, see teatud protsent ka sealt miinimumi osast ikkagi võetakse. Ja alla miinimumi tähendab siis seda, et üks või teine, kui tasu on üle miinimumi, siis ei rakendada seda nii-öelda miinimumi osa protsenti. Kui töötaja tasu on alla miinimumi, siis võetakse see protsent sealt. Ja vastavalt sellele, mis siit valik tehakse, tulevad ka siit siis need täiendavad väljad juurde. Kui ikkagi sealt miinimumi pealt mingit kinnipidamist on õigus teha, siis need hallid väljad jälle automaatselt siis täituvad elatusmiinimumi info järgi siin määrades ja samamoodi siis elatusmiinimum sealhulgas ülalpeetavad allub ka siis siit laste arvule ja suureneb vastavalt sellele, kui töötajal on ülalpeetavaid. Ja protsent 20 on siin liigi peale eeltäidetud, aga seda on võimalik siis üle kirjutada, kui peaks olema mingisugune erisus. Nii. Ja kui me liigume siia allapoole, siis siin on meil võlanõudja ehk siis kohtutäituri andmed, kellele siis kinnipeetud tasu üle kantakse. Ja need on võimalik siia eelseadistada, et kui siis ühelt täiturilt on rohkem kui üks akt täitmisel, siis ei ole vajalik iga kord seda infot siia käsitsi sisestada, vaid saate RIP-menüüst valida. Ja siia saate lisada kohe ka siis maksekirjelduse, mis siis kohtutäiturile seda kinnipeetud summat ülekandes kaasa läheb. Ja kuidagi eraldi käsitsi seda ülekannet siis tegema ei pea, vaid koos siis töötaja töötasuga, kui siis kinnipidamine on tehtud, tekitatakse automaatselt siis makserida ka kohtutäiturile sinna samasse maksefaili. Nii, näitan veel ka korra siit infokasti. Minul siin, kuna tegemist on välja mõeldud töötajatega, välja mõeldud kohtutäituritega, siis minul siin mingisugust akti päriselt lisatud ei ole, aga kindlasti tore võimalus on ka siis see, et te saate kõik need tulnud aktid siis mugavasti siia võlanõude kaardi külge lisada, et kui tekib mingeid küsimusi selle sisu osas, miks mingid asjad kuidagi on täidetud, et siis on võimalik kohe ka see fail siit kõrvalt avada ja vaadata järgi. Nii, aga liiguksimegi siit nüüd edasi kohe näidete juurde. Esimene näide siis elatisnõue ja elatisnõude puhul siis klassikaline on see, et nad ütlevad, et alles jäetakse siis pool töötasu alammäärast ja väga paljudel siis tänapäevastel elatisnõude aktidel on juurde lisatud ka klausel, et kui töötasu jääb alla nii-öelda siis selle alammäära ehk siis antud juhul sellest poolest töötasu alammäärast, et siis ikkagi on võimalik pidada töötaja töötasust kinni siis 1/3. Ja siia on mul lihtsalt toodud ka siis üks selline päriselu näide, milline see välja võiks näha. Ja siit näete täpselt selle sama kirjelduse, et mitterestitav summa on 50% ja kui tasu on väiksem, siis võib ikkagi kinni pidada siit selle 1/3. Ja kuidas me seda siis lahendusse sisestaksime? Nüüd selliselt. Kui me liigiks valime elatis, siis automaatselt juba leitakse siia, kuna seda hakatakse nüüd aprillist kinni pidama, leitakse siia siis töötasu alammäär, mis on aprillis kehtiv. Alles jäetav summa, kuna tegemist on elatisega, siia on see marker märgitud, on pool töötasu alammäärast.
allesjätavat protsenti nagu tavaliste nõuete puhul elatisel ei ole. Ja kuna nõudeleht ütles, et kui töötajatasu jääb alla miinimumi, võib sellest ikkagi kinni pidada 1/3, siis on tehtud siit ka valik alla miinimumi ja märgitud siia siis kinnipeetavaks protsendiks sellisel juhul 33,33%. Nii, ja proovime järgi nüüd ka, kuidas me seda reaalselt arvutaksime. Nii. Võtan siis siit lahti meie HRM for Baltics palgaarvutuse. Ja paneme selle siit käima. Nii. Ja kannetest on siin näha kõik kanded, mis siis palgaarvutuse käigus tekivad. Töötaja kuupalk 1500 eurot. Siit lähevad maha kõik töötajamaksud, arvestatud on ka siis tulumaksuvabastust. Ja siit me näeme, meil on siis abikonto, kus põhimõtteliselt arvutatakse siis välja töötaja netopalk enne kohtutäituri kinnipidamist. Ja siit me siis näeme, et töötaja netotasuks, mille pealt siis hakatakse kinnipidamist arvestama, on 1258,48. Ja kui me nüüd teeme siit kiire kontrolli, võtame selle summa ja lahutame siit maha, nii, lahutame siit maha 473 eurot. Ja saame siis summaks 785,48. Kuna tasu oli üle miinimumi, siis seda 1/3 osa me absoluutselt ei vaata ja siit me näeme, et täpselt selline summaga siis töötaja töötasust kinni peeti ja ülejäänud summa siis läks töötajale väljamaksmisele. Nii, tuleme siit edasi näite juurde. Number 2. Tulevad siis näited täpselt sellises järjekorras, nagu ma selle eelmise slaidi peal näitasin, ehk siis kohtutäituri nõue, kus on siis öeldud, et kinnipidamist tehakse põhimõtteliselt ainult juhul, kui töötaja töötasu ületab töötasu alammäära ja sellelt siis võetakse 2/3. Nii, siin on mul trükiviga. Ja sõnastus ka siis täpselt nagu te siit näete, et sissetulekuid ei arestita, kui see ei ületa 1 kuu eest ette nähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädalapäeva sissetulekust. Ja kui me liigume nüüd siit programmi juurde, siis me näeme, võtan siit lahti nüüd võlanõude number 2. Ja siit me näeme, et kuna tegemist ei ole elatisega, siis siin on mul valitud liigiks muu. Muu pealt täituvad ära meil juba siit automaatselt töötasu alammäär, allesjätav summa samamoodi või allesjätav protsent on liigi peale mul määratud. Ja kuna nõudel ei olnud öeldud, et tohiks midagi kinni pidada, kui tasu jääb alla miinimummäära, siis siin on tehtud valik, ei rakenda. Nii, ja vaatame nüüd arvutust ka. Tulen tagasi siia palgaarvutuse aknasse ja võtan siit järgmise töötaja. Nii, ja kannetest jälle näeme töötaja palk antud juhul siis 2100 eurot. Lisaks on siis töötajale arvestatud ka staažipreemiat 750 eurot. Ja kui me liigume siit edasi, siis me näeme, et netopalgaks töötajal siis tuli antud kuuest 2142,97 eurot. Ja kui me teeme nüüd siit kiire kontrolli, siis me näeme nii 21 42,97 miinus 946 ja akt ütles, et siis miinimumi ületavalt osalt ehk siis antud summalt peetakse kinni 2/3, jagame summa 3-ga, korrutame 2-ga
ja saame, et kinnipeetav summa on 797,98 eurot. Ma ilmselt mingi komakohaga panin natukene puusse, siit väike vahe tuli, aga ma olen need arvutused üle kontrollinud, et need kindlasti tulevad siin korrektselt. Ülejäänud osa siis makstakse töötajale välja. Nii, liigume edasi näite juurde 3. Ja näide 3 on siis mul tehtud pikaajalise võlglase kohta ja siin on siis öeldud, et allesjäetav summa võrdub siis töötasu alammäär pluss allesjäetav summa 1/3, siis on ikkagi õige, vabandust. Ehk allesjäetav summa võrdub töötasu alammäär pluss seda ületavalt osalt 1/3 ehk kohtutäiturile läheb siis 2/3. Ja siin on ka näha siis need erinevad sõnastused, et need on võetud siis reaalsetest arestimisaktidest ja siin näitel on siis ka ilusti öeldud, et juhul, kui võlgniku töötasu ei ületa 1 kuupalga alammäära, siis igal juhul tuleb see 20% ikkagi arestida. Ja tõin siia juurde ka siis tegelikult lihtsalt teises sõnastuses sama loogikaga akti näite, kus on öeldud siis, et kui võlgniku sissetulek on väiksem või võrdne palga alammääraga, et siis sellisel juhul kuulub kinnipidamisele sissetuleku ja elatusmiinimumi vahest 20%. Ehk igal juhul vahet ei ole, kuidas seda sõnastatud on, et tegemist on selle sama loogikaga. Ja tulen nüüd siit tagasi jälle programmi juurde. Võtame siit sellise näite ka. Võlanõue siin number 3. Ja antud juhul me näeme nõudeliik jälle muu. Alammäärad allesjäetavad summad siit automaatselt täituvad. Ja kuna nüüd on öeldud, et juhul kui töötajatasu on väiksem kui töötasu alammäär, siis seda 20% rakendatakse ja sellisel juhul on siit tehtud ka see valik, et mitte alati, vaid alla miinimumi ehk ainult sellisel juhul, kui tasu jääb alla miinimumi. Ja siit on siis ära täidetud ka see elatusmiinimumi osa. Ja nii, võtan siit lahti palgaarvutuse. Võtame lahti siit 3. töötaja. Nii. Ja panen tema palgaarvutuse käima. Nii, ja siit näeme antud töötajatasu 1100 eurot. Lisaks on ka talle antud kuul siis makstud välja staažipreemia ja kokku siis tema netotasu 1402,33. Nii, ja võtan siit kalkulaatori juurde 1402,33 miinus 946 jagatud 3 korda 2 on 304,24. 2 sendine ümardusvahe siin kuskilt on tekkinud. Et jälle 20% rakendatud, kuna töötajatasu oli suurem kui töötasu alammäär. Aga nüüd selle sama akti puhul, kui töötajatasu oleks väiksem olnud, tegin siia sellise näitega järgmisesse kuusse. Täpselt sama töötaja, täpselt sama akt ja panen selle käima siit maikuust. Nii, ja vaatame siit ka siis seda maikannet. Ja siit on meil siis näha, et töötaja töötasu antud kuus on väiksem. Ma panin talle siia mingisuguse palgata puhkus või midagi ma talle peale panin, et ta tasu tuleks selle tõttu alla töötasu miinimummäära. Ja siit me siis näeme ka, et tema tegelikult siis netotasu antud kuus tuli ainult 537,62 eurot. Ja nüüd me siis näeme, et isegi kui tasu tuli alla miinimumi, siis midagi on ikkagi kinni peetud. Ja kui tasu on siis alla miinimumi, siis antud näite puhul
rakendatakse seda 20% osa sealt võlanõude kaardi pealt. Ja kui me teeme siit selle näite nüüd läbi, 537,62, 37,62, sellest võetakse maha alati siis elatusmiinimum 361,4. Kui me nüüd selle korrutame 0,2 ehk 20%, siis me näeme, et kinni saab pidada 35,24 eurot. Ehk siis selline nii-öelda üks või teine, kumba poolt siis sealt aktist rakendatakse. Nii, ja kui me liigume siit nüüd edasi 4. näite juurde, siis 4. näide minu hinnangul kõige levinum, et kõik need Eesti sellised võib-olla suuremad kohtutäituri bürood minu meelest üldjuhul väljastavad selliseid akte ja jällegi siit üks võetud selline konkreetsest aktist see sõnastus. Ehk siis aktid, kus jälle see nii-öelda esimene pool on alati sama, et alles jätav summa on siis töötasu alammäär pluss seda ületavalt osalt siis 1/3, 2/3 peetakse kinni. Ja nüüd ei ole siis öeldud seda, et juhul, kui töötajatasu jääb alla miinimumi, vaid igal juhul see 20% sealt miinimumi ja elatusmiinimumi vahelt võetakse. Vahet ei ole, kas see töötajatasu on siis suurem või väiksem. Ja need sõnastused jälle või need aktid võivad iseenesest välja näha erinevad, aga sisu on tegelikult sama TMS järgi. Ja üks näide siis ka sellest sõnastusest siin on siis konkreetselt öeldud, et täiendavalt kuulub arestimisele 20%. Ei ole, et juhul kui või siis kui tasu on väiksem kui, vaid täiendavalt. Ja näitan korraks siit ka siis sama loogika alusel ühe teise võib-olla Eesti sellise suurema kohtutäituri büroo näidet, mis ei ole siis nii-öelda niivõrd lahti kirjutatud, vaid on tabeli kujul siia toodud, aga tegelikkuses loogika jälle täpselt sama. Et siit on näha, see nüüd veel, ma ei leidnud ühtegi, kuna miinimumpalk meil äsja aprillikuuga muutus, et ma ei leidnud ühtegi näidet, kus siis see tasu oleks juba 946-ga, aga eelnev miinimumpalk siis 886. Ja siit on siis näha täpselt, et vahet ei ole, et kas see on siis selle ära kirjeldatud või tabeli kujul, sisult on see ikkagi sama. Ehk kui tasu on üle töötasu alammäära, siis 886 ületavast sissetuleku osast tuleb kinni pidada 2/3. Ehk täpselt seesama jutt, mis eelmiste näidete puhul. Ja lisaks tuleb kinni pidada siis 104,92 ja kui te teete kiire kalkulatsiooni, siis see 104,92 on täpselt siis selle töötasu alammäära siin elatusmiinimumi vahe ja sellelt 20%. Ehk tegelikult täpselt sama, kui me võtaks siit nüüd selle vahe. Ja samamoodi on siit siis öeldud, et kui tasu on alla miinimumi, siis peetakse 20% töötaja siis töötasust ja elatusmiinimumi vahest. Ja kui tasu on nüüd alla elatusmiinimumi, siis aresti teha ei saa. Ehk tegelikult tabeli kujul ära selgitatud, loogika täpselt sama, mis siis selle näite puhul. Ja kuna siin on nüüd mul juba uued numbrid sees, siis ma näitena sisestamisel kasutan seda varianti ja tõin siia siis juurde ka selle osa, et töötajal on siis antud juhul ka 2 ülalpeetavat. Nii. Ja teeme siis selle ka siit läbi. See on siis meil näide number 4. Nii, jällegi nõudeliik muu. Siit tuleb meil töötasu alammäär ja kuna meie arestimisakt ütles, et töötajal on 2 ülalpeetavat, siis siit me näeme, et tema allesjätav summa on ka siis selle võrra suurenenud. Allesjätav protsent, ikkagi see 1/3 ehk 33,33. Ja antud juhul, kuna siis arestimisakt ütles, et täiendavalt tuleb pidada igal juhul see 20%, siis rippmenüü valikust on meil valitud alati. Ja siit ka näeme, et elatusmiinimum siis sealt määra pealt automaatselt täidetakse. Ja siin on ka siis elatusmiinimum arvestades siis 2 ülalpeetavat, ehk see elatusmiinimum on siis nende laste võrra suurem. Nii, ja kui me siit nüüd selle arvutuse käivitame,
Nii, siis siit näeme töötaja palk 2500. Võtame töötajamaksud maha, netosummaks jääb 1879,8. 1879,8. Nii, võtan siit ette nüüd selle nõudekaardi. Nii, ja kui me sellest nüüd lahutame ära alles jätava summa, antud juhul tänu lastele siis see 1576,67 ja võtame nüüd siis sellelt ületavalt osalt jagatud 3 korda 2 jääb meil siis summaks nii 202,09. Nii, ja lisaks on siis öeldud, et tuleb kinnipidamine teostada ka siis elatusmiinimumi ja töötasu alammäära vahelt. Arvutame siis selle ka siia juurde ära. Töötasu alammäär nii-öelda siis tänu lastele sellel töötajal või see alles jätta summa 1576,67. Lahutame maha siis laste võrra suurendatud elatusmiinimumi 992,07. Siit võtame 20%, on 116,92. Ja kui ma siia nüüd liidan juurde selle summa, mis me enne arvutasime, mis oli siis 2/3 miinimumi ületavast, siis see oli 202,09 ja saame, et siis kinnipeetav summa antud töötaja puhul on 319,01. Saame üle kontrollida, kas saime siinsama tulemuse ja 319,02. Noh, 1 sent kuskil siin minu ümarduste käigus ilmselt meil kaduma läinud. Vot, et selline siis see 4. variant. Ja ma korraks näitan veel siin ka ühte varianti, mille kohta mul akti kui sellist nii-öelda kirjalikku arestimisakti pole ette näidata, aga mida me ka klientide juures oleme näinud, et vahest siis võlgnikud kuidagi õnnestub neil saada siis kohtutäiturite või sissenõudjatega siis kokkuleppele mingi maksegraafiku osas. Ja need maksegraafikud siis nendele üldistele DMS-i reeglitele ei allu, ongi mingisugune kindel fikseeritud summa, mis on kokku lepitud, mida siis iga kuiselt töötaja palgast kinni peetakse. Ja kuna nii-öelda nende graafikuliste kokkulepete puhul me ei pea siin jälgima töötasu alammäärasid, mingisuguseid elatusmiinimumi, siis nende puhuks on näiteks võimalik siin minu näite puhul teha lihtsalt mingisugune 3. liik, eri, see võib olla mis iganes sõnastuses teile mugavam tundub, aga mis siis selle puhul on oluline, on see, et sellele me siis neid määrasid ei lisa. Ja kui me neid määrasid ei lisa, siis ei täideta ka midagi automaatselt ära, vaid on võimalik kõik siis käsitsi sisestada. Ja sellisel juhul on tegelikult siin ka mõned lisaväljad, mida ei kuvata välja, kui on seadistatud siis nii-öelda need seadusest tulenevad määrad juba programmi. Ja antud juhul me siis näeme, et ilma määradeta variandi puhul on siin tekkinud sellised väljad nagu summa või protsent. Ehk siis teoorias, kui lepitakse kokku, et töötaja maksab iga kuu mingi konkreetse protsendi oma palgast, siis saab ka seda siia sisestada. Aga antud juhul ma lihtsalt tõin siia näiteks, et see on siis kokkulepe näiteks 200 eurot kuus iga kuu ja põhimõtteliselt mingisuguseid muid tingimusi siia siis sisestatud ei ole. Mis see siis tähendab, on see, et kui te palgaarvutuse käivitate, siis iga arvutusega see 200 eurot töötaja tasust kinni või ka kuiselt siis nii-öelda see 200 eurot töötaja tasust kinni peetakse. Ja põhimõtteliselt saab kasutada siis ilma määradeta liike ka mingisuguste näiteks ettevõttepõhiste kinnipidamiste teostamiseks, et meil on päris mitmed kliendid, kes näiteks siis kas mingisuguseid trahve, mingisuguseid kahjunõudeid, näiteks ma ei tea, juhtub mingi ettevõtte sõidukiga avarii, on vaja mingeid asju hüvitada, maksta, võib-olla mingid muud kokkulepped, et kui on mingi pikemaajalisem kinnipidamine, mille kohta on vaja pidada arvestust, seal on mingi eesmärksumma, mingisugune summa, mida igakuiselt kinni peetakse, et siis ka seda on võimalik siia tegelikult võlanõuete lahenduse kaudu seadistada. Sellisel juhul jälle saate luua eraldi liigi, määrasid ei lisa, saate ise öelda, mis need summad ja kinnipidamise tingimused on, mis eesmärksumma on ja sellisel juhul lihtsalt me siit seda kohtutäituri osa ära ei täida, vaid saame siis tegelikult siit seadistuste kaudu suunata selle summa teise palgakonto peale, ehk ta ei lähe välja maksmisele, vaid ta läheb mingi konto peale, mis siis töötaja töötasust lihtsalt siis tööandja kasuks kinni peetakse. Et neid võimalusi on erinevaid. Ja enne, kui ma siit tänaseks lõpetan, siis ma tulen veel korra siia akna juurde, kus meil siis see palgaarvestus avatud oli ja näitan siit
siit põgusalt ka seda osa, kuidas siis need tasud välja näevad, kui me loome maksefaili. Ehk võtan siit siis kõik maksed. Kuna ma tegin siin ühe juba järgmisesse kuusse, siis seda ma ei võta, sest maksefailis ei saa olla erineva kuupäevaga tasusid. Võtan siit kõik need 10. mai näited. Ja kui ma hakkan siit maksefaili looma, siis siit on tegelikult kohe näha ka, et automaatselt luuakse siis maksefaili makse nii töötajale kui kinnipeetud summa osas kohtutäiturile. Ja kogu siis nii-öelda see kohtutäituri info tuleb sealt võlanõudekaardi pealt ja sealt võetakse siis kaasa ka see määratud kirjeldus, mis siis selle kohtutäituri aktiga peab kohtutäiturile kaasa minema. Ja positiivne on ka siis see, et kui mingisugune erikirjeldus on juba sinna võlanõudekaardile lisatud, et siis seda kunagi automaatselt ümber ei kirjutata, kui te soovite näiteks siin seda üldist palgamakse nii-öelda kirjeldust töötajate jaoks muuta. Ja siit saate siis teha kas massmakse, tavamakse ja panna selle panka. Nii, aga seda osa ma täna enam näitama ei hakka, see ei ole osa meie tänasest teemast. Aga mina siinkohal lõpetan. Aitäh teile kuulamast ja järgmiste kohtumisteni.